Ekraan on ere, pilk on kinni telos. Scrollid alla, kus Eslinil on vaid naiste seksikad poosid, mis siin ära moosib. Seal on rida pilte, kus nahk on sile, kleit on napp, kui ei näe, oled pime. Vaata mind, hüüab postitus, kus riietust on vähe. See on ainus sõnum, mis neile pervertidele peale läheb. Rõhk on puusal, rõhk on rannariietel, stringidel nii tuusal. Aga keegi ei küsi, mis on selle kõige taga. Kõik need poosid ja nurgad, et figuur oleks müüv. On see vaba valik või on see ühiskonna süü? See on klikimängus võidab see, kes rohkem näitab. Tühi ideaal, mis noorte päid täidab, seksabiilsus müüb. Reklaamides keha unustades, kes sa oled. Ujud virtuaalse voolus, võideldes tähelepanu eest. See on filtrite võim ja nappides riietes naine. Aga küsi endalt, mida see kõik tegelikult sinu meelega teeb. Kommentaarium põleb südamed ja tühjad fraasid. Noored tüdrukud on nagu näituse eksponaadid. Ole seksikas, ole julge, näita rohkem veel. Nii nad ütlevad, kuni kaob su enda mõistus, hääl ja normaalse meel. See on peppude ja rindadel lõpmatu parad. Mida rohkem paljastad, seda rohkem laike saad. Aga mis saab siis, kui telefon läheb lukku? Kas see võltsitud maailm lõpuks kukubki kokku? Internet on turg, kus kaup on seks ja naise keha. Loomingulisusega pole siin midagi teha. Internet, see toodab kullakevurist naisi. Mitte ükski neist naistest ei oska keeta maisi. Hakkab halb juba selles seksi shows. See on klikimängus võidab see, kes rohkem näitab. Tühi ideaal, mis noorte päid täidab, seksabiilsus müüb. Reklaamides keha unustades, kes sa oled. Ujud virtuaalse voolus, võideldes tähelepanu eest. See on filtrite võim ja nappides riietes naine. Aga küsi endalt, mida see kõik tegelikult sinu meelega teeb. Napri ei peida seda tühjust, mis ära kasutamisest jääb. Kui sa vaatad peeglisse ja vaid kes ta seal näed, mõtle korraks uuesti, enne kui vajutad post. Kas see on su vabadus või on see lihtsalt sotsiaalne pool?